Paljudel inimestel ei ole koduaeda, seega nemad tegelevad oma taimede ja lillede kasvatamisega rõdul. Ja rõdudel on selle tarvis erinevad taimekastid ja lillekastid. Otsisime internetist, et milliseid põnevaid taimekaste võiks leida inspiratsiooniks. No, nagu arvata võib, siis internetist tuleb 1000 erinevat taimekasti. Meie teeme ühe sellise taimekasti, mida internetist esmapilgul leida ei õnnestunud. See kast tuleb nüüd iseenesest nagu kast ikka, aga selle kasti me dekoreerime sellise rustikaalse välimusega tammepuiduga. See on siis nüüd selline tammepuit, mis on muidu 3 küljest sile ja üks külg on siis loomulik puidu murdumine, kui nii võib öelda, mida saab teha siis noaga või kirvega. Ma näitan siin ühe teise puidutüki peal, kuidas seda teha. Põhimõtteliselt on asi lihtne, võtad omale sobiva puidutüki ja lööd servast selle tüki. Puiduks kasutame me saarepuud, loomulikult puit jälle puumarketist nagu ikka, praegusel hetkel siis veebipoest ost ja koha peale järele minna. Kasti keha teeme filmivineerist. Filmivineer on selline hea veekindel asi, mis peaks seda mulda ja niiskust ja väetisi ja kõike üsna pikalt kannatama ennem, kui ta mädanema hakkab. Ja vineeriga lööme siis kokku kasti. Kastiga olen ma juba algust teinud. Mul on siin mõned detailid juba küljes ja põhimõtteliselt lööme nüüd selle puuduva detaili siia naeltega otsa. Kui kast on koos, siis hakkame selle peale sobitama neid küljetükke, mis on siis nii-öelda dekoratiivsed tükid, aga ühtlasi ka tekitavad siia alla sellise tühimiku, kuhu me hiljem paneme veekogumiskausi. Nüüd selleks, et me saaksime seda kaussi, mis on siis vee kogumiseks hiljem, et vesi ei voolaks teil aknalauale või kuskile siia alla panna ja siit alt ära võtta, siis need otsmised liistud siia paneme natuke kõrgemalt selliselt, et see kauss siit enam-vähem läbi hakkaks käima. Nii. Selline ta tuli. Järgmise sammuna silikoonime kinni selle kasti sisemised servad, sellepärast, et kui see on nüüd palju vett panna kastmise ajal, siis suure tõenäosusega ega ta meil veekindel ei ole ja servadest hakkab ta läbi lödisema ja on pärast kogu aknalaud või rõdu põrand seda vett täis. Ühe viimase olulise detailina lisame kasti põhja ka augud. Aukudesse tekitame väiksed sellised tilad, et kui vesi sealt läbi voolab, siis tegelikult pindpinevusega hakkab ta seal mööda seda alumist kihti kuskile külge voolama ja voolab ikka maha, ta ei lähe sinna selle meie topsi sisse. Sellepärast lisame sinna väiksed tilad ja tilad teeme käepärastest vahenditest, antud juhul valime siis sükse silikoonituubi otsiku. Selline see kast sai, et nüüd need augud näevad alt siis välja sellised, õigemini need tilad, mis meil siin ripuvad, et see vesi tilguks ikka kindlasti sinna topsi. Kast oma välimuselt on selline ja ma arvan, et on ainult õiglane, et nüüd me siia paneme ka need lillekesed sisse, mis siin olema hakkavad, et siis näeb ka seda lõppmuljet. Tänase meistrinurga tulemus on siis selline lõbus lillekast, lõbusate suvelilledega. Mina arvan, et mina saan küll täna kodus kiita.